Me oleme täna Riias SAP Global Service'i uues Gustavsi hoones ja siin toimus siis Juhtlabi lõpuüritus, Demo Day, kus tiimid pitchisid enda ideid, mida nad viimase 6 nädala jooksul arendanud on. Kogu Juhtlabi kogemust on paari sõnaga väga raske kirjeldada. Ma võiksin öelda, et see oli imeline, aga seal oli nii palju rohkem, see oli õpetlik, see oli arendav. Ma sain nii paljude uute inimestega tuttavaks ja ma õppisin nii palju enda erialaseid asju juurde, aga õppisin ka mõtlema kastist välja, et nägema asju natuke teisest perspektiivist. Et ma arvan, et edasi tööturul on palju kergem selliste oskustega. Minu lemmik mälestus Juhtläbist oli ilmselt praktikantidega või koos veedetud aeg, aga ka lihtsad asjad. Näiteks ma tulen enda osakonda kontorisse hommikul ja see õhkkond, mis tekib ja see kõik on positiivsed, toredad, sõbralikud ja kõik ütlevadki tšau ja tere hommikust ja ma arvan, et see oli see koht, kus ma teadsin, et ma olen õiges kohas. Tänane Demo Day oli, ütleme, väga mitmekülgne. Algas natuke võib-olla liiga vara, võrreldes tavapärasega, aga teiselt küljelt oli väga huvitav näha, mida on siis teinud ka teised tiimid üle selle 6 nädala, mis me oleme tegelikult kõik oma erinevate projektidega tegelenud. Et näha seda tulemust oli vägagi huvitav. Silver Economy Team 2 also managed to get some sympathies from the hearts of audience. So, congratulations! Kõige väärtuslikum asi, mis ma Juhtläbist õppisin, on see, kui palju tegelikult sõltub perspektiivist. Et kui palju on sõnastuses kinni, kui palju on lähenemises kinni. Et näiteks minu projekt siis Juhtläbi innovatsiooni raames oli NFT või krüptovarade sidumine lojaalsusprogrammiga, mis on niisugune osa, et kui sa lähed kellegile seda pitchima, siis kui sa ütled NFT, inimene on kohe natuke rohkem eemale tõukav, aga kui sa ütled näiteks, et see on münt või mõni lihtsalt lojaalsusprogramm, siis ta on palju vastuvõtlikum sinu jutule. Elektriauto innovaatilise probleemi lahenduse leidmisel tekitas kõige rohkem raskusi just nii paljude erinevate probleemide olemasolu. Oli keeruline valida just üks probleem, mida me peaksime lahendama. Selle aasta lahenduste kohta saan mõelda seda, et minu jaoks oli hämmastav, et praktikandid suutsid vaadata algsest probleempüstitusest kaugemale, ehk nad vaatasidki täitsa suurt pilti, nad tegid ääretult palju erinevaid intervjuusid, nii et kõik need lahendused, mis nad välja töötasid, olid väga kasutajakesksed ja ka väga huvitavad ideed.